vlogi. Ma alustan seda kontorist, sest mul läks lihtsalt meelest kodus või autos seda alustada. Aga täna on käes reede, esimene töönädal peale puhkust on läbi saamas. Ma ei tea, väga kiiresti on jälle läinud ja kuidagi siuke pime aeg. Ehk siis sa oledki kogu selle valge aja ainult tööl ja ülejäänud aeg on lihtsalt pime õues. Et katsume üle elada selle novembri. Aga täna on väga äge päev, sellepärast et meil tuleb täna diivan ja ma arvan, et see tänane õhtu saab üle esimest korda olema selline tõsiselt mugav õhtu uues kodus, sest muidu me oleme mingi tugitooli ja söögilauatoolide peal istunud ja see ei ole üldse see, nii et väga sobilik, et see tuleb just reedel, kus saab mõnusalt lebotada siis. Aga see on mingi 2-3 aeg ja senikaua ma olen kontoris, sest mul on üks koolitus vaja ära teha ja siis on üks kliendi kohtumine. Ma ei mäleta, kas ta oli USA-st või Kanadast, aga selline koosolek siis, et täiesti uus inimene ja uus teema mu jaoks. Aga praegu ma olen oma smuutit, teen kohvi ja alustame tööd. Reaalselt igas vlogis, aga see päev on nii kiiresti läinud. Nagu kell on nüüd 3, nad vahepeal helistasid, nad tahtsid varem tulla, aga mul oli see koosolek, ma ei saanud varem koju tulla. Ja nüüd siis nad tulevad natuke hiljem hoopiski. Aga ma jõudsin just koju ja ootan siin siis diivani paigaldajaid. Ja tegelikult ma jätkan kohe lihtsalt seda tööpäevaga, aga nagu nii veider oli tulla niimoodi koju, et siin on valge, sest kuidagi siis, kui ma teen tööd kodus päevasel ajal ja päeval on valge, siis see mõjub hoopis teistmoodi kui see, et sa tuled nagu töölt ja siis on veel valge, sest kuidagi, ma ei tea, see pime aeg on ikka nii teistmoodi tunne, pikka juttu ei pea ja ma näitan teile siis praegust olukorda. Tõstsime selle laua natuke siia poole, aga ma reaalselt ei mäleta, mis ma eelmises vlogis rääkisin, aga see laud ilmselt ei jää siia, me lihtsalt praegu kasutame seda nagu asjade hoidmiseks. Ja siis, kui see diivan tuleb siia, siis me paneme laua siia teleka alla, lihtsalt, et me ei peaks nagu maha vaatama telekat, sest see telekas tegelikult on nagu päris suur ja me tahame seda sinna seina peale panna, aga nii kauaks, kuni seda seina peal ei ole, siis me lihtsalt tõstame ta sinna laua peale. Et jah, ma nagu ise täiega tunnen, et siin on nii limiteeritud space juba, sest kui see diivan tuleb, ma arvan, kogu see pilt muutub, sest praegu siiamaani see elutuba on olnud selline, nii palju ruumi, siin saab mingit tantsida, blablabla. Ja ma arvan, kohe see pilt muutub, aga samas väga põnev. Ja just like that, meil on diivan. Siin on väga palju mõtteid mul, nii et siit tuleb üks väga suuri jäppimine. Aga mul on siuke tunne, et terve see tuba on diivanit täis, mida ma ka kartsin, sest ega siin ei ole nagu, see ei ole mingi mega suur köögi ja elutoa ala. Nii et ma veits põdesin, kas see diivan on liiga suur, samas on nagu tunduvalt väiksem kui need, mida me esialgu vaatasime. Nii et see nagu ei ole nii suur, ma ei tea, ühesõnaga. Here it is. Tada! See on siis Furneri Clay diivan ja see osa käib siis siit lahti või see ongi lahti, et sa saad ise otsustada, kummale poole sa selle tumba tõstad või siis üldse paned sinna peale mingi kõvem asja, siis saab nagu diivanilauana kasutada. Aga jah, siin nagu väga palju ruumi ei jäänud, et muidugi me teadsime ju, me mõõtsime selle tegelikult välja ja tundus, et klapib, aga lihtsalt nähes seda nagu päriselt laivis on ikkagi hoopis teine asi ja ma arvangi, et
see on võib-olla minu jaoks lihtsalt praegu selline ehmatus, et ma ei ole harjunud, et siin on nagu mingi asi, et enne siin oli nii palju ruumi. Ma arvangi, et kui see telekas läheb siit seina peale, siis see juba nagu muudab selle pildi palju normaalsemaks. Ja noh, praegu üldse on mingid sellised suvalised asjad seal maas ja nagu seda söögilauda pole, ehk siis neid toole saab ka veel natuke nihutada. Ja noh, tegelikult ega see oligi teada, et siin nagu ongi selline space, et ei ole mingit laiutamisruumi. Et siis jah, lihtsalt see alguse ehmatus on see, et oh my god, kas see on liiga suur diivan, aga samas ma nagu ei oleks tahtnud väiksemat diivanit, sest see on täpselt selline diivan, kus me saame kahekesi lebotada ja eelmine nagu korteri diivan oli meil nagu selline kõva, mingi soft-trendi diivan. Seal ei olnud üldse mõnus lebotada, nii et see on selline lebodiivan. Ja mulle väga meeldib see kangas, see värv, mis me valisime. See kangas on selline, mis on lemmiklooma sõbralik, ehk siis kass nagu ei saa väga siia seda kraapida, et on siuke sametine. Ja need padjad on väga nunnud ja noh, see köögiga matchib tegelikult väga hästi, mis on nagu üliäge näha, et see pilt nagu vaikselt hakkab terviklikuks muutuma. Aga mida ma nagu eile ütlesin ka Markole või mingi päev, et nii naljakas on see, et diivan on nagu täpselt köögi ees, et mul ei ole sellist kogemust mitte kunagi olnud. Et tavaliselt on ju see, et diivan on kuskil seina ääres ja see ongi täiesti eraldi, aga nüüd meil on diivan põhimõtteliselt keset tuba ja köök on selle taga ja noh, selles suhtes võib-olla see söögilaud ei ole nagu kõige parem mõte, et kui mul oleks mingi külje peale tulnud siuke island, siis sinna taha oleks saanud toolid panna, aga samas nagu ma tundsin, et ma tahasin kodus selliseid asju, mida mul ei ole olnud ja millest ma olen nagu unistanud ja söögilaud on üks nendest asjadest. Nii et ma arvan, me ikkagi nagu saame selle toimima ja lõpuks ikkagi harjub ära selle ruumi jaotusega. Ja noh, ega meil ei olegi vaja siia ruumi nii palju, et tegelikult siin on veel väga palju ruumi, nagu mida iganes teha, et jah, lihtsalt siuke natuke harjumatu, aga ma arvan, et see valik oli ikkagi väga õige ja ma ei hakka praegu siin veel nagu istuma, sest muidu need padjad on kõik lahti, et saab ilusti puhastada kõiki neid vahesid. Ja lihtsalt ma lõpetan paar tööasja ära, ma istun nii kaua voodi peal. Lihtsalt ma tahtsin teile näidata enne, kui õues pimedaks läheb, sest praegu on nii mõnus siuke õhtueelne kuma ja väga hästi juba hakkab nagu aimdus tulema, milline see koduke välja hakkab nägema. Et siia on veel lampe vaja ja kardinaid ja eks neid juppe on veel väga palju. Aga jah, see diivan oli nagu üks väga-väga suur asi, mis nagu on hea meel, et see sai tehtud, sest nüüd saab keskenduda teistele asjadele. Reede puhul ise pitsat ja diivani tähistamiseks. Ma ei tea, mul on reaalselt siuke tunne, nagu ma oleks alles kolinud, kuigi tegelikult see on vist juba 3. nädal siin. Vist, ma ei tea, mul täiesti see aja arvamine sassis. Aga nii mõnus esimene õhtu, kui saab diivanil lebotada ja vaadata mingit sarja ja peale sellist esimest töönädalat peale puhkust on see mega mõnus. Nii et naudime
pitsat ja Pepsit ja oma mõnusat diivanit. Tegelikult ei ole enam hommik, kell on 11:30, aga on käes laupäev ja täna tulevad esimesed külalised, siis selles suhtes esimesed, et nüüd, kui meil on köök valmis, tegelikult jah, Andre vist nägi juba kööki, aga jah, mu ema ja õde tulevad külla. Mul on väga-väga põnev, sest nagu ma pole emale isegi mingeid pilte saatnud, sest et oleks sihuke esimene nägemine ja väga-väga ootan neid siia külla. Lihtsalt natuke chillime siin, teeme mingit kohvi ja me pidime kuskile lõunatama minema, nii et vaatame, kuhu tee meid viib, aga väga tore päev, kuigi täiesti hall on ja nii vihmane, et nagu mitte ükski päev ei näita päikest. Ja natuke hakkab juba tunda andma see, et energiat ei ole nii palju, aga samas sellised väiksed toredad hetked ja noh, ikkagi excitement selle uue elu üle natuke päästab olukorda. Nii me otsustasime tulla Laulasmaale sööma. Loodame, et siin on kohta, sest me midagi ette ei bronninud. Ja nii terve päev on juba möödas, meil oli väga tore päev ja nii hea meel oli nagu oma ema ja õde võõrustada siin natuke. Ja see koht, kus me söömas käisime, oli mega. Seal oli nagu nii palju rahvast ja kogu aeg rahvast lihtsalt vooris ja toit oli tõesti väga hea. Nii et sinna kindlasti tagasi minna kunagi, aga ma olen nüüd kodus tagasi. Mul tuli üks pakk esimest korda siis siia uude asukohta ja ma ei mäleta üldse nagu, ma tean, et ma ise nagu vahepeal on see periood, kus sul tuleb nagu palju pakke korraga või nagu sa tead, et midagi peaks tulema, aga ma ei mäleta praegu, mis asi see olla võib. Nii et mul tuli vist juba meelde. Ei. Wow, very exciting. Ma tellisin selle välise kõvakette, sest nagu ma alati tavaliselt kustutan kõik oma vloge ja asju arvutist ära, sest mul ei ole seal ruumi, aga näiteks need USA reisi klipid mul kuskil veel on ja samas ma nagu ei taha neid arvutis hoida, et ma ostsin siis siukse väga suure 5 terabaidise kõvakette, et nüüd kõik oma asjad siia peale laadida, nii et tegelikult päris põnev. Ja kell on nüüd 6 õhtul ka, et varsti peaks hakkama süüa tegema, aga kuna terve päev olen nagu kodust ära olnud või siukene ringi toimetanud, et siis korraks on vaja seda pausi hetke. Et tegelikult tahaks täiega mingeid asju sättida siin kodus, aga meil pole nagu kuskile sättida. Et me mõtlesime, et peaks ostma mingi selle stange vähemalt, et mingid joped riputada kuskile, sest praegu on need ka lihtsalt kuskil kastide peal. Et jah, palju on veel teha siin. Tere tulemast meie pühapäeva õhtusse. Tänane päev läks nagu niimoodi mööda, et ma ei jõudnud mitte midagi vlogida, sest kuskil 11 aeg tulid Marko vanemad meile külla, nii et väga selline perekondlik nädalavahetus, mis oli iseenesest väga tore. Aga siis me läksimegi linna ja ma läksin üldse niimoodi, et ma mõtlesin, mul on telefon kaasas, et ma teen mingeid klippe ja siis tuli välja, et ma jätsin telefoni koju, nii et me olime terve päev linnas niimoodi ära, et mul ei olnud kaamerat, mul ei olnud telefoni ja kui me jõudsimegi tagasi, siis nad juba läksid ära ja siis me läksime kohe jalutama, aga nüüd on õues kottpime. Nii et niimoodi see päev läks, aga mõtlesin, et ma midagi natuke vlogin täna, sest muidu on jälle kohe
uus töönädal ja siis on jälle see vlogimine nagu raskem. Aga me saime endale uue voodipesu, mis oli täielik unistus saada endale selline voodipesu. Tean, et tegelikult peaks nagu läbi pesema need asjad, aga noh, seda tekki nagu inimesed ei peseks, sest see on suletekk. Aga jah, ma tahaks nagu täiega magada sellega täna. Samas ma mõtlesin, ma tahaks fake tan'i peale panna, sest ma ei ole reaalselt üldse, ma ei mäleta, millal viimati fake tan'isin, aga kuna ma käin ju 2 korda nädalas ikkagi jõusaalis ja seal, ma ei tea, mul on alati nii palav, et ma ei tea, kuidas inimesed pikkade riietega või nagu pusadega trenni teevad, sest mul on alati isegi pikkade pükstega nii palav. Et mulle meeldiks olla nagu lühikeste riietega, aga siis jah, kuidagi ma olen nagu nii valge ja lihtsalt üleni pale, et ma ei tunne ennast nagu väga enesekindlalt niimoodi. Nii et ma ei tea, mis selle tekiga saab, aga sellisest poest nagu Loonas saime siis siukse mõnusa suleteki, ta on nagu õhuke, aga meile pigem ei meeldigi eriti paks tekk. Ja siis ka sellise, noh, kuna tekikotti oli ka vaja, siuke tavaline valge, aga ma ei tea, premium puuvillane. Mida ma nüüd öelda tahan? Komplekt, siin ei ole lina ainult. Meil on kunagi olnud ka see Loonase voodipesu komplekt ja need on tõesti päris mõnusad sellised nagu natuke siidisemad, siuke mõnus puuvill. Aga tegelikult ma ei teagi, mida ma nüüd teen. Kell on 5:30, peaks hakkama vlogi kokku panema. Aga võib-olla käikski kõigepealt pesus ja siis saab vaikselt õhtusööki teha ja siis toimetada oma asjadega. Meil on köögis nagu paras segadus nüüd sellest suurest poeskäigust. Ja eile me connectisime oma telekale need tuled tagasi, mis meil korteris ka olid ja see on nagu nii mõnus, palju hubasem ja mõnusam valgus on siin. Välja mõtlema, mida ma lõunaks teen. Kaasa, aga ma ei viitsi üldse, see on nagu kõige tüütum osa minu meelest. Et kuigi õhtusöök veel, aga lihtsalt see kaasa tegemine mulle üldse ei meeldi, aga samas mulle ei meeldi ka see, kui mul ei ole süüa kaasas töö juures. Mõtlesin suure plaaniga eile vlogida, aga ma vist tegin ainult trennis mingid klipid. Aga kuna ma teadsin, et ma ei pea kuskile peale tööd minema, siis ma tulingi otse kontorist koju ja tegelesin terve õhtu oma videotega, nii et mul ei olnud isegi väga midagi vlogida. Aga on käes teisipäev, mul on täna kodukontori päev. Käisin just jooksmas ja nii mõnus oli. Kuigi endiselt mul on suhteliselt sama tunne nagu suvel joostes, et tahaks nagu kiiremini joosta, aga siis pulss läheb kohe ülesse. Et ma lihtsalt tean, et selleks läheb aega, nagu kui mõelda, et ma nagu olen järjepidevamalt jooksnud alates juuli algusest, siis takes time, aga ikkagi väga mõnus oli ja nüüd ma käin rutupesus. Siis peaks oma teise hommikusöögi tegema ja varsti alustame tööpäeva.
olnud juba 4 õhtul. Ma tundsin, et mul on vaja lihtsalt väikest jutustamispausi, sest ma olen nii arvutis kinni ja ma nagu hommikul, mul oli nii hea energia peale seda jooksu. Täiega oli motivatsiooni ja mingid ideid lendas ja oli üldse selline tunne, et oh my god, täna ma jõuan nii palju asju ära teha ja tuleb siuke väga produktiivne ja edukas päev. Ja siis see päev läks niimoodi, et praegu ma tunnen ennast nagu tühjaks pigistatud sidrun. Ja lihtsalt, ma ei tea, mul on nii palju mõtteid korraga, et nagu raske on neid sõnadesse panna. Aga meil käisid vahepeal nagu mitu tehnikut siin kordamööda ja meil tegelikult on nagu ventilatsiooniga mingi teema, kuna see on kõik mingi uus maja ja värki. Et siin on vaja veits parandada mingeid asju ja siis ma vahepeal ei saanud üldse selle pärast keskenduda ja siis ma nagu tundsin, et ma olen nii anxious, et ma ei saa keskenduda, aga samas mul on nagu nii palju asju vaja teha. Oh my god, kui kuum see kohv on. Igatahes ma lihtsalt tahtsingi kasutada seda viimast killukest sellest ajast või päevast, et on natukene valge. Ja täna oli vahepeal nii ilus nagu valgus. Ma ei saaks öelda, et päris päike väljas oli, sest ei olnud, aga kuskilt tuli mingi ilus kuma ja valgus. Nii et siin oli hoopis teistsugune tunne olla, sest praegu on kõik päevad olnud sellised, et ongi täiesti pime ja vihmane, nagu täiesti hall. Et isegi kui ma siin kodukontoris olen, siis sellist päikeselist ilma ei ole vist nagu reaalselt selle aja jooksul olnud, kui me oleme siin uues kodus olnud, mis on nii crazy. Sest minu meelest sügise algus oli nii ilus. Ja nüüd siis see november on nagu reaalselt november. Siin polegi rohkem sõnu vaja. Minu meelest november on alati selline pime, vihmane, kõle ja midagi muud siin polegi. Ma siin vannitoas lihtsalt esiteks siin reegelt kajab. Ja siin nurgas ei ole eriti hea valgus ja kuskil mujal mul pole kaamerat panna. Aga kell on saanud mingi 6 läbi, ma tegin oma vlogi valmis, millele mul on väga hea meel, sest oli päris pikk vlog. Nii et nüüd ma ilmselt käin pesus ära. Mul hakkas sellest suurest arvutis istumisest pea valutama, nii et ma loodan, et see soe dušš teeb paremaks selle olemise. Ja siis ma ei tea, mida ma ja kas ma täna rohkem vlogin. Pesud on käidud, ma panin tegelikult enne pessuminekut kanaga ahju ja keetsin tatra ära lõunasöögi jaoks. Ja nüüd ma panen kokku oma trennikoti. Sest nendel jõusaalipäevadel ma ärkan mingi 5:20, et kella 7-ks trenni jõuda ja siis ma pead alati kõik asjad olema õhtul kokku pakitud. Muidu see lihtsalt ei mängiks välja. Nii et viskame trenni asjad kokku. Ma tahaks täiega endale uusi trenniriideid, sest ma tunnen, ma pole nii ammu selliseid nagu jõusaali riideid ostnud ja ma ei tea, see annaks ikkagi siukest lisaenesekindlust, ma tunnen. Ja varsti on need Black Friday kampaaniad, nii et saab natuke mõelda ja surfata. Ja homme on siis 2-tunnine trenn. Ehk siis jah, selleks on vaja korralikult süüa kaasa võtta ja puhata ideaalis, nii et aga üritan mitte rapsida täna õhtul. Oh my god, ma pidin selle ära pesema. Tere hommikust! Ma isegi ei tea, mitmes päev see on, kui ma vlogin. Aga täna on kolmapäev. Kell on 6:40 ja ma olen jõudnud linna. Ega see mega vara ärkamine nagu super lihtne ei ole. Aga samas nagu mulle meeldib alati see tunne, kui hommikul on trenn tehtud. Nii et siin me oleme. Ma sain vähemalt täna päris hästi magada, et ma ärkasin ainult 1 korra üles öösel. Nii et jah, kõnin siit Virust vaikselt vanalinna džimmi poole. Teeme täna siis sellise
2-tunnise jõutrenni ja siis ootab kontoripäev. Valgus on siin, aga terve päev on läbi saanud, õues on kottpime nagu näha. Ja ma näen Johandrat juba, nii et let's go. Me lähme õhtusöögile. Cheers! Kolmapäeva puhul. Jah, kolmapäeva. Ei. Ei tule eriti hea klipp, sellepärast, et mu kaamera laegab veits, kui pime on. Aga kell on nüüd 8. Me käisime siis Johandraga lihtsalt õhtusöögil Loore bistroos. Ma polnud seal kunagi varem käinud, aga jäin väga rahule, sõin mingit veiseliha. Ülihea toit oli ja kuna ma käin nii harva kuskil väljas söömas, et siis ei olnud nagu kahju ka sükest väga eksklusiivset asja enda jaoks nagu süüa. Ja tõesti oli nagu väärt seda kogemust. Me päris kaua, mingi 2 tundi vist olimegi seal. Ja nüüd ma just lõpetasin siin Lasnamäe tsentrumis. Ei saanud kahjuks kõiki sellega asju tehtud, sest lihtsalt osad mingid pakkumist alles tulevad. Ja nagu täna on olnud nii pikk päev, et ma mõtlesin, et ma ei suuda nagu verd ninast välja nagu päris punnitada, et jätame siis need kuu lõpu asjad hilisemaks. Et jah, vähemalt nagu sai ikkagi vajalikud asjad tehtud ja väga-väga produktiivne päev on olnud. Nüüd ma siin hakkan kodu poole sõitma ja käin veel toon oma pakiksed ära. Järsku on nagu nii palju asju korraga pakiautomaadis. Pluss ma pean ise ka mingid pakid ära panema, nii et veel on toimetamist, enne kui saab päriselt koju jõuda, aga ma naudin oma sõitu podcastidega ja näeme, kui mitte varem, siis homme, kuigi see vlog on juba 1 miljon aastat kestnud. Uus päev ja ma olen kontorisse jõudnud. Mul oli nagu kodus nii hea siuke energiline olla ja see pikk autosõit tekitas täiega mingi uneka, sest lihtsalt nii pime ja vihmane on jälle. Aga ma jõudsin enne 8 siia. Ja tahtsingi nagu tulla võimalikult vara, et seda kõige hullemat ummikut vältida. Et juba praegu oli ikkagi teatud kohad olid juba nii autod täis. Ja ma tegin endale autosse teed, mida ma lihtsalt ei saanud juua, sest see on ikka veel nii kuum, et ma kõrvatsin oma keele ära. Et väga hästi töötab see termos. Natuke liiga hästi. Tulemast reedesse. Ma arvan, et see on viimane päev, kui ma vlogin, sest ma isegi ei mäleta, millal ma seda vlogi alustasin. Ma olen nagu nii palju enda meelest vloginud. Ma vähemalt peaaegu iga päev midagi üritanud. Aga täna ma võtsin endale selles suhtes rahulikku hommikut. Ma ikkagi mingi 6:30 aega üritasin nagu üles ärgata ja siis kiirelt sõin. Ja siis ma panin mingid videod kokku ja siis ma koristasin, tegin põrandat tolmuimejaga üle ja võtsin liistudelt tolmu. Meil on nüüd valged liistud, ehk siis see nagu aitab meelde tuletada, et okei, liiste on vaja ka ära puhastada. Ja ma arvan, et ma lähen täna jooksma sinna terviserajale jälle, sest mul on vaja mingid pakid ka ära viia, siis ma niikuinii peaksin natukene sõitma. Et siis selline on siuke lõunaaegne plaan. Aga nüüd nagu vahepeal selgus, et mul tuleb täna 2 kullerit. Ma ei tea, kuidas reedetest on saanud sellised päevad, et asjad jõuavad. Aga täna on ka siis väga suur päev, ehk siis tuleb söögilaud ja vaibad jõuavad kohale.
nii et meil on väga palju avastamist täna. Ja ma ei tea, mul on tunne, et ma olen nagu et ma näitan 2 vlogiga ära kõik kodu update'id ja ma ei tea, millal need järgmised asjad juhtuvad. Aga noh, võib-olla ongi huvitav, kui väga palju muutusi on ühes vlogis. Nii et täna siis selline põnev päev. Aga hetkel ma joon seda jogurtit, sest ma küll sõin hommikul, aga kõht on uuesti juba tühi. Ja et saaks keskenduda, teha tööd nii kaua, kuni mõni kuller kohale jõuab, siis see jogurt on nagu lifesaver. Aga praegu ma pikka juttu ei teegi, sest ma pean süvenema oma asjadesse ja lihtsalt tere tulemast siia vlogi viimasesse päeva ja tõsiselt mõnus, et mingi valgus paistab õuest. Et selline kuidagi hästi minu meelest aktiivne ja toimekas nädal on olnud. Et nüüd, kui on reede ja ma saan teha sellise mõnusa koduse kontoripäeva, siis ja lisaks tulevad ju põnevad koduasjad. Tuju on hea. Esimesed pakikesed on kohal. Meil on siis siin 2 suurt vaipa ja siis mingi hunnik väiksemaid asju. Ma tahaks räigelt, et kõik lahti teha ja hakata sättima ja blablabla, aga ma ei saa. Ma pean tegema ikkagi tööd ka täna ja lihtsalt üritan praegu keskenduda, et siis see fun part jääks natuke hilisemaks, kui ma olen päris jõudnud midagi ära teha. Aga väga põnev. Nii, ma panin ennast jooksmiseks valmis ja nüüd on täiesti ajaga võidu reaalselt jooksmine. Sellepärast, et esiteks ma ei saa sealt ilmast aru täna nagu päikes jälle sajab, siis päikes sajab. Et ma loodan, et kui ma sinna rajale jõuan, siis ma ei saa nagu mingi läbimärjaks. Ja kell 1 peaks tulema mingi kuller või noh, ta tuleb 1 ja 4 või 1 ja kella 3 vahel. Ja siis olegi mingeid, mis kell siis on, sest kui ta tuleb kell 1, siis mul on suht vähe aega. Et mul on jooks täna pool tundi, aga nagu ikkagi sõit. Ja jälle sajab rahet. Aga lähme käime ära, ma viin ühe paki ära. Teist asju ma ei leidnud ülesse. Ja siis on vähemalt tehtud. Oh my god. Meie söögilaud jõudis. Oh my god. Mul läks vahepeal täiesti meelest ära, et üks kuller tuleb veel, sest ma nagu tegin mingit esitlust ja ma isegi ei vaadanud, mis kell on. Aga väga põnev. See tundub kuidagi nagu mega suur. Ma siiralt loodan, et see ei ole liiga suur, sest meil on nagu suht täpselt peab mahtama sinna. Nii nõma on praegu jälle see, et peale tööd on täiesti kottpime ja siis nagu ei taha neid asju välja võtta sellel ajal, kus sa ei näe tegelikult nagu mingit õiget valgust. Et ma ei tea, kas me paneme selle laua täna ülesse. Et ma arvan, neid vaipu ma küll täna ei pane maha, sellepärast, et ma tahaks nagu filmida kõike ja lihtsalt, et see not the same, kui on täiesti pime. Et ma ei tea, millal me üldse sellega tegeleme, aga väga excited. Võib-olla see kõik jääb järgmisse vlogi, sest ma ei tea, vaatame, mida ma õhtul otsustan. Praegu ma ikkagi teen tööd ja noh, varsti on pime. Nii, ma otsustasin, et ma ikkagi vist jätan kõik need koduasjad järgmisse vlogi või nagu need uued asjad, mis täna jõudsid. Sellepärast, et lihtsalt iga sekundiga läheb nii pimedaks ja ma ei taha filmida neid asju siis, kui on pime. Ma ei tea, miks mul on mingi praegu selline tuju, et ma ei ole veel suutnud aksepteerida seda, et kogu aeg on pime ja siis kõik need filmimised peaks toimuma pimedas. Et nagu ma jah, veel ei ole selle kuidagi vaimselt valmis, aga ma mõtlesin, ma ei ole teile vist näidanud neid asju ka, mis ma üks päev pakiautomaadist ära tõin. Ja ma tellisin siis Notinost paar asja. Esiteks selline tore ma ei saa öelda jõuluteemaline, aga talveteemaline
dušikeel, ma täiega tahtsin see aasta ka sellist, sest eelmine aasta ma sain tänu ühele jälgijale, kes mulle selle saatis ja see on siis ka siuke kaneelisaiakese lõhnaga, mega äge ja noh, seda jätkub pikemaks ajaks. Siis ma tahtsin täiega ära proovida selle Maybellini Creepy Serum primeri. Täna hommikul proovisin, tundub nagu päris hea, et tõesti hästi sticky ja nagu tundus, et meik jäi nagu hästi sinna peale. Aga noh, üks kord testimist ma veel ilmselt ei ole väga, ilmselt veel on nagu vara kommenteerida, aga esimene see mulje oli päris hea. Siis minu lemmik, üks lemmikuid deodorante, siis see Wild, mida sa saad ise taas täita. Ja seekord ma valisin sellised 2 lõhna endale ja mulle meeldib täiega, et neil on esiteks sa saad valida, millise case'i sa endale tahad ja teiseks ongi see, et need lõhna kombinatsioonid on hästi huvitavad ja kõik, mis ma olen proovinud, on siiamaani väga head olnud. Ja noh, see deodorant tõesti töötab. Jah, selle miinus on see, et see nagu võib kuidagi kooruda ja olla siuke nagu veits tükiline, aga samas ta töötab, mis on ülihea lõhnaga ja see peaks olema ka looduslik, mis on väga tore. Ja viimase asjana, of course, teada juba kõikide poolt ära kiidetud L'Oreal Paris Infallible setting spray. See reaalselt on nagu lakk. See oleks nagu juukselakk, mida sa endale näkku lased, aga noh, ta on setting spray ja tõesti eile mul oli see kontoris peal ja ma tundsin nagu, et mu nägu ei läinud nii kiiresti läikima, muidu ma reaalselt iga kord, kui ma vetsus käin, ma tupsutan oma nägu, sest mu nägu läheb nii kiiresti läikima, kuigi ma panen nagu puudrit ja mis iganes, aga nagu ja isegi kui ma olen mingit muud setting spray'd kasutanud, siis efekt ei ole kunagi olnud see, mis nagu selle tahtsin öelda lakiga, aga meikispray'ga ja lõhn on ka päris hea. Et sa ikkagi tunned seda oma näos, aga noh, võib-olla mingi esimene tund aega, siis see kaob ära. Et praegu ma ütleks ka, meik on nagu terve päev päris hästi peal püsinud ja noh, ma käisin ka jooksmas, nii et päris hea töö. Ja siis üks asi, mida võib-olla te juba nägite siin vlogis, on see sall. Vaadake, kui cute see on 2 pidi kantav, teisel pool on siis siuke hele beige. Ja see on Kessi sall. Ma ei ole muidu reaalselt üldse mingi Denim Dreamis shoppaja, üldse mingite brändide kandja väga. Aga kuna ma käisin Lasnamäe tsentrumis ükskord seda sisu tegemas, siis ma pidin nagu mingi outfit seal kokku panema ja ma panin nii ilus outfiti kokku, et mulle meeldisid reaalselt kõik asjad seal. Ja noh, neid pükse ma isegi käisin ka mingi päev uuesti proovimas, aga need ei olnud lihtsalt tegelikult nii mugavad. Aga ma ostsin endale selle salli, ülipehme, soe, saab nagu kontoris niimoodi õlgadele visata, kui on jahe ja lihtsalt ülihea selline soe, aga samas natuke õhem sall kui need hästi suured ja fluffid. Et väga universaalne. Ja see teine asi on siis mu uued nii-öelda fake ugid. Kui eelmine aasta ma raatsisin osta need päris ugi nii-öelda sussi moodi need saapad, siis see aasta ma otsustasin, et ma vist ikka päris mingit üle 2 sotti ei raatsi nagu osta, et ma ostsin siis need akseldad, mis noh, ka ma seal Denim Dreamis proovisin ja mul lihtsalt olin võlutud, et need on reaalselt sama mugavad kui ugid. Et jah, siin vist ei ole nagu päris seda villa sees, aga samas mul ei ole tegelikult vaja selliseid makssoosid saapaid, ma olen niikuinii enamuse autos, et kui on kuiv ilm, noh, need ongi kuiva ilma jalanõud ja enamasti ma olen autos või kui läheb päriselt jalutama, siis noh, ma arvan, et niikuinii hakkab jalgadel palav, et selles suhtes ülirahul nendega. Ja ma lihtsalt mõtlesin, ma näitan nagu need asjad ära, sest varsti on see must reede tulemas ja kui keegi tahab midagi shoppata, siis ma ei tea, ma soovitaks praegu kõiki neid asju, mida ma teile näitasin. Aga nüüd ma asun jälle tööle, teen oma viimased asjad ära ja siis on reede õhtu, nii et näeme juba siis, kui õues on pime. Mõtlustasime siiski selle laua täna kokku panna. Õues oleks mingi räiget rahet sadama.
aga siin siis toolid ootavad oma lauda ja vaatame, kuidas meil läheb sellega. Siin ei ole seda. Ei ole? 20 minutit. Niimoodi. Sa leidsid oma nurga, jah? Sul on ikka ei vahe. Meil on nüüd söögilaud, millest ma olen aastaid unistanud. Väga-väga vinge. Ja õues hakkas reaalselt lund sadama, mitte rahet. Nagu vaadake, see on ju lumi. Selline maagiline reedeõhtu. Aga laud siis ise. Selline, õnneks ei võta ikkagi rohkem ruumi, nagu kui need toolid niikuinii ise võtsid. Ja seda lauajalga väga tõsilt ei näe, sest need toolid varjavad ära, aga noh, see on väga äge. Ma mingi aeg näitan võib-olla päevavalguses. Aga siin see on. Ja kõik suuremad mööbliesemed siin elutoas vist on nüüd enam-vähem paigas. Nii põnev. Ja varsti lähme sauna, nii et selline exciting reedeõhtu.